sihtasutus toetab põlisrahvaste maa, arhitektuuri ja keelepärandi alaseid tegevusi. Pikkamööda ka intellektuaalne vara muutuks meie varaks ja omandiks, et keegi seda ei saaks kasutada. See on ju maailmas väga levinud tava. Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. Otsustajad, suurriigid, raagivad välja senise Eesti poliitilise ladviku. Kas seda ladvikut on võimalik siduda korruptsiooniga? Ukrainas toimunud suurtes valgustes, seda me ei tea, aga võib juhtuda, et on seotud. See tähendab seda, et see sama seltskond siin, see ladvik, võib selle riigi maha jätta ja siit pageda kavujõrmus. Tervist, Kristjan! Täna oleme siis kogunenud siia põlisrahvaste koostöökogu korralisele koosolekule Pärnumaal Senistes. Ja kuidas võtaksid tänased arutelud ja päevakorrapunktid kokku? Täna kogunes meil siin 6 maa põlisrahvaste esindajad Saaremaalt, Läänemaalt, Virumaalt, Pärnumaalt, Viljandimaalt, Järvamaalt. Ja see on päris esinduslik kogu, kuna kõik need esindajad, kes siin täna koosolekut peavad, on oma põlisrahvaste poolt valitud. Neil on volitused otsuseid teha ja me otsustame siis ühiselt kõike seda, mida me järgnevalt tegema hakkame. Võib-olla tutvustad siis ka neid edasisi plaane, kui ei ole veel liiga vara rääkida? No natukene siis seni tehtust ka. Põlisrahvaste koostöökogu esitas Riigikogule kollektiivse pöördumise rahvaalgatus.ee formaadis. Tegime seda selle aasta jaanuaris. Allkirjad kogunesid maikuuks, siis me juuni alguses esitasime selle Riigikogule ja septembris käisime siis Riigikogu põhiseaduskomisjonis oma algatust toetamas ja tutvustamas. Kahjuks põlisrahvaste nõudmiseid Riigikogu põhiseaduskomisjon veel seekord ei rahuldanud. Taotleme siis meie kõigi õiguste tunnustamist ja kaitset. See teema on alles uus. Paljudel inimestel on nii värske, et nad ei ole selle peale veel mõelnudki. Ja tuleb arvestada, et võtab veel pisut aega. Küll aga jätkame me sealt, kus on seni pooleli. Ja pärast hiljuti toimunud kohalike omavalitsuste valimisi tasub ka kõigil kohalike omavalitsuste volikogudel olla valmis selleks, et meie põlisrahvaste esindajad siis oma kodukohas, oma kohalikus omavalitsuses esindavad ja esitavad oma õiguste kaitseks taotluseid ka kohalikele omavalitsustele ja volikogudele. Selge, tuleb vaim valmis panna. Just nii. Aga aitüba. Jätkame, olge terved. Tervist, Eerik! Täna siis pidasime ühe sisuka põlisrahvaste koostöökogu koosoleku. Äkki on sul mõni konkreetne mõte tänaste arutelude seast välja tuua? Peamine on see, et me saaksime jõuda rahvani selle mõistega, mis ja kes on põlisrahvas. Ja loodame siis sisustada järgmiseks reaalkoosolekuks Wikipedia, luua omad kanalid ja seda sama ühtsust vedada. Et me oleme siin enne kõiki, kes neid riike, kes siin on olnud assimileerinud meid läbi aastatuhande. Ikka alles räägime seda keelt ja oleme seda meelt, et me peame kestma ja alles jääma. Vaat, et erinevate nimetustega rahvad siin ühel maal siis elavad, võib neid kutsuda uuema terminiga põlisrahvas, aga eks ühisnimetaja on olnud ka maarahvas. Maarahvas, jah. Aga mis ma oskan kosta, palju edu. Nagu maarahvas. Ja palju edu Järvamaale siis koostöökogu koosolekute vedamisel järgmise paari kuu jooksul ja jääme ootama siis uusi uudiseid. Pange vaim valmis. Aitüma. Aitäh. Eraldi tooksin välja meedia poole. Rääkisime täna ühe punktina siis kommunikatsioonist ja sellest poolest, kuidas me infot välja anname või jagame. Ja see meedia pool on, võib öelda, minu silmis üks oluline punkt, millega tuleks täna tegeleda.
ütleme siis peavoolu poolt võib öelda, käib isegi meie diskrimineerimine, põlisrahvaste diskrimineerimine, kuigi rahvusvahelised lepingud näevad ette, et meile tuleb anda eetriaega ja meie käest näiteks ei käi Rahvusringhääling kommentaare küsimas ühes, teises või kolmandas küsimus. Näiteks puudutab see siis Aru-Lõuna karjääris Virumaal maavarade kaevandamist, Viljandimaal näiteks tuulikuid, Pärnumaal mingit sorti siis kolmas probleem. Et see meedia pool, meedia ja kommunikatsioon on see, millega on vaja meil põlisrahvana kindlasti tegeleda. Ja sellele kindlasti, ütleme siis, täna meil on maarahva meedia, on Viru meedia ja mõned koostööpartnerid veel, kus põlisrahva esindajad on saanud käia, on siis, võiks välja tuua siis Objektiiv ja Saaremaal Pildiraadio. Uued uudised ka on. Ja uued uudised ka. Aga see on see pool, meedia ja kommunikatsioon. Tuleb võtta ohjad oma kätte. Absoluutselt, ja loomulikult. Muidu kappab hobune sinna, kuhu pole vaja. Mul aga väga hästi, aitüma. Jõudu meile, jätkame. Jõudu meile. Näete, kui palju võimalusi annavad kõik võimalikud sellised rahvusvahelised deklaratsioonid, resolutsioonid, millele meie tegelikult tugineme. Siin on ju lahendus, siin on kõik need, seesama ÜRO põlisrahvaste deklaratsioon, ma olen seda nii palju kordi lugenud ise. Kõik on kaetud. On ta need haridusprobleemid, tuulikud, vesi, kõik.